see on järjekordne nädalavahetus ja tegelikult see nädalavahetus me lähme 8 päevaks hotelli koos oma sõpradega, aga tee peale jäi ette üks huvitav koht, linnupark siis, et siin on hästi palju erinevaid linde. Väikesugulane ütles, et siin on ka flamingosi, et väga põnev, Rometile kindlasti, ma arvan, siin väga meeldib. Et lähme külastame selle linnupargi ära ja siis oleme juba hotelli poole teel, et jah, hotellis me veedame siis need 2 päeva koos oma sõpradega, kes on siis Sri Lankalt pärit, aga nad praegu on elanud 4 aastat Eestis ja nüüd juunist nad kolivad siis Austraaliasse elama, et see on siuke jah, nüüd saame natuke aega koos veeta, et siis kes teab, millal jälle neid näeb, et jah, nüüd lähevad mingiks ajaks teed meil lahku, et natuke kurb, aga tore, see nädalavahetus saame koos olla. Aga lähme vaatame selle linnupargi üle. Rommi, kas sa lähed linnuparki vaatama? Kas sulle meeldivad linnud? Su raamatus on ka ju flamingo. Me loeme iga õhtu Rometiga ühte raamatut või no mitte ei loe, seal on nagu safari raamat beebidele ja seal on tal flamingo, et nüüd ta näeb päris elus ka seda. Ta on veel natuke unine, sest me ajasime ta autos ülesse. Aga mis teha? Elu vajab elamist, vaatamisväärsused vajavad vaatamist. Ja näe, oot sees ongi juba flamingod. Ma just mõtlesin siia sõites oli see, et tegelikult me oleme Rometiga saanud nii tugeva põhja siin Sri Lankal reisides alla, et arutasin ühte Eestis tundub kõik nii lihtne olema, siuke väike Tallinn-Tartu ots pole midagi teha. Et siin on igasuguseid asju ette tulnud, et on pampersid igal pool vahetatud, on süüa igal pool antud, et isegi seal botaanikaias näiteks ja üldse on tehtud 8-tunnist autosõitu päeva jooksul. Et tegelikult jah, mitte midagi ei ole raske, et kõik on nagu mõtlemises kinni, kui ise usud, et saad hakkama väikse lapsega edasi reisides, et siis kõik on tehtav, et pole raske midagi, et vaatab, võib-olla suvel läheb ka kuskile Euroopa reisile mägede hippe vallutama temaga, paneme ta kõhu kõtti ja lähme. Ema puhkus tuleb ikka maksimaalselt nautida. Ja vaadake, mis siin üleval on. Minu lemmikpuuvili jackfruit. Et su netisa ütles, et ta pani hoovi 2 kuud kasvama. Nii et ma ei tea, võib-olla 5 aasta pärast saab koduhoovist võtta jackfruiti, et need puud lähevad küll metsikult suureks, aga väga äge, et ta need sinna pani. Kahju, et siit kaasa ei saa võtta. Kas keegi ütleks midagi, kui ma võtaksin siit paar seda jackfruiti kaasa ja paneks niimoodi kaenla alla ja läheksin sealt väravast välja. Võib-olla turva võtakski nii, võib-olla ei võtaks. Kas proovima? Kunagi, kui ma väike olin, siis meil oli kodus niisugune lind. Ta pidi õppima 2000 sõna ära, aga meil õppis tere ja telefoni helina tegemise. We were rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know that it was magic while we had it.
farmi külastus sai nüüd läbi. Kohe sõidame edasi. Mul on siin Rometi päiksest kaitsmiseks päiksevari. Olen see vihmavarjutüdruk Sunjetile ja Rometile. Aga jah. Did you like this farm? Yes. Okei, lähme sõidame edasi ja varsti peaksime tegelikult juba kohal ka olema, et väga kaua sinna pole enam sõita. That these moments even happen. Sellise toa siis saime. Saime seekord ka beebivoodi, sest see tüdruk, kes need toad broneeris, ta ütles, et tuleme beebiga, et kas saaks beebivoodi ja meile toodi siia eraldi beebivoodi. Ja aknast on vaade siis järvele. Otsustasime täna, et veedame päeva väljas ja tegelikult siin, kus meil see hotell on, et väga palju nagu huvitavaid kohti võib-olla ei ole. Et siin ongi hästi palju templeid, siis safari siis pargi neid sõite saab võtta siit, aga Rometiga päris sinna džiibi siis ei taha rappuma minna, et ja elevante ja tiigreid lähedalt näha, et võib-olla natuke liiga väike. Et me oleme käinud selle safari reisil küll ja siis oli küll hästi suur rappumine seal autos, et ma arvan, et temaga võib-olla oleks raske sinna minna ja siin piirkonnas on hästi palju ka krokodille, et õhtul võib-olla saame näha mingeid krokodille. Diljani ütles, et tüdruk, kes meiega siis on siin reisil, ütles, et neid peaks pigem õhtupoole vaatama minema, et võib-olla näeb seal elevante ka. Loodame. Aga praegu tulime siia vaatama ühte tamme. Kohe näitan teile, et sellest toodetakse siis elektrienergiat. Ja tegelikult mul väga suuri ootusi selles osas ei olnud siin, et see midagi väga ilusat oleks, aga siin on mõnus jalutada ja tegelikult vaade on ka siin päris ilus. Et nüüd näitan teile, milline see tamm siit välja näeb. We were rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Best things in life are free. When I think of you, I think of summer in the ocean blue. My favorite lover. When I think of you, I think of summer. I wanna go back to that. I wanna go back to you. Tulime nüüd templisse. Minu selja taga on siis Kirinda tempel. Ma olen siin varem ka käinud. Kohe näitan teile. Siit läheb trept ülesse, seal on, kohe näitan. Aga ma olen siin varem ka käinud, see on väga ilus. Seal tagapool on väga ilus looduskaunis koht siis. Et kohe näitan. Ja riided vahetasin ka ära. Panin omale pikema pluusi. Või ma panin kleidi peale, panin omale pikad riided, et siin all on ikkagi see kleit, mis mul hommikul oli. Ja panin siia pikema pluusi ja selle kuulsa templi seeliku. Et tegelikult igal pool templites ei ole vaja neid pikkasi riideid või üle põlve riideid. Need on pigem siis suuremates templites, et väikstes templites väga keegi ei vaata, mis seljas on. Aga
Siia sõites pidas meid ka politsei kinni ja meil tekkisid väiksed probleemid, kuna Sunette käis Eestis uuesti autokooli ära, et tal oli Sri Lanka siis juhiluba, aga ta käis uuesti Eestis, ta tegi siis juhilaad uuesti ja kui ta Eestis sai juhilaad, siis tal lõigati nüüd Sri Lanka juhilaad katki, ehk siis need nagu ei kehti enam. Ja Sri Lankale reisides me peame siis tegema selle rahvusvahelise sõidukaardi ja meil ei olnud seda kaasas ja politsei, kuna meil oli beebi, siis ta lasi meid ära, aga muidu oleks pidanud, me oleme praegu 3 tunni sõidu kaugusel kodust, et me oleks pidanud minema kuidagi koju tagasi, nad oleksid auto ära arestinud, me oleks pidanud trahvi ära maksma ja see oleks väga suur seiklus olnud. Aga õnneks nad olid väga mõistlikud, nad ütlesid, et me saame aru, et teil on väike beebi, et me ei hakka teile väga suurt probleemi siin tekitama praegu ja lasid meil minna. Aga jah, nii see on, et Sunetil oli valida, kui ta tahab Eesti autojuhiluba, siis peab oma Sri Lanka loa ära andma. Aga nüüd ma näitan, milline see tempel välja näeb. Eelmine kord ka see sama onuke kutsus meid oma ruumi sisse ja kuna me teame, ta loeb sealt häid sõnu peale ja kuna me teame, et ta pärast küsib ka selle eest natukene tasu, siis me ei taha ütelda, ei, me ei tule sisse, et käime seal sees ära, kuulame ta head mõtted ära ja toetame natuke seda kohta siin. Et jah, ma küsisin ta käest ka, kas ma võin filmida seda, ta ütles ja ikka võib, et pole probleemi. Et jah, head mõtted nüüd on kaasa saadud endaga ja see koht on ka üle vaadatud, et nüüd lähme päevaga edasi, ma ei tea täpselt, kuhu me veel lähme, aga küll Sunet midagi välja mõtleb, et ma olen nagu see, lähen tuulega kaasa kogu aeg, et lähen sinna, kus parasjagu autoga viiakse. Peale templi külastus me ikkagi ei läinud kuskile edasi, et tulime hotelli tagasi, puhkasime natuke ja nüüd tulime siia hotelli juurde jalutama. Et siin on minu selja taga on niisugune järv ja kohe näitan teile varsti seda, et järve sees on hästi lahedad suured puud. Need siin on siis riisipõllud. Sri Lankal kasvatatakse hästi palju riisi, kuna siin süüakse ka hästi palju riisi. Et riisi süüakse nii hommikuks, lõunaks, õhtuks. Tibu magab ja nagu näha, siis ema tal on hästi moeteadlik, paneb krokodilli särgi ja konnapüksid. Väljas hakkab juba vaikselt pimedaks minema, lisame tempot juurde, et jõuaks neid sinna kohta, kus me tahtsime minna, veel valges. Meie reisigiid Sunet. Alati, kui kuskil reisil käime, kas üksinda või sõpradega koos, siis Sunet on see, kes asjad organiseerib. Tema on see, kes ees sõidab tavaliselt, viib meid alati sihtkohta, et tavaliselt kõik loodavad tema peale, nii et
nüüd tal on 15 minutit aega, et meid viia siis sihtkohta, sest kui me 15 minuti pärast ei jõua sinna, siis on juba pime. Kuna ma jalutan praegu, siis mul on aega rääkida. Et üks asi, millest ma tahtsin veel rääkida, on see, et tegelikult Sri Lankal on hästi palju ilusaid kohti, mida külastada, aga mõndadesse nagu nendesse kõige populaarsematesse me see aasta ei lähe, sellepärast, et järgmine aasta tulevad mu vanemad Sri Lankale 3 nädalaks ja siis me plaanime neid kohti külastada. No ma olen varasemalt neid kohti juba külastanud ka. Et kui keegi tahab Sri Lankale reisida, siis võite mulle kirjutada Facebooki või Instagrami ja küsida, mis on need kõige populaarsemad, ilusamad kohad, mida siin külastada. Hea meelega jagan infot. Et jah, praegu kindlasti üks asi, mida ka tahaks järgmine aasta vanematega teha, on safarituur ja palju muid ägedaid kohti, mida külastada. Et praegu meil ongi enamasti olnud siuksed lihtsalt ringi sõitmised ja siis need kohad, mis on nagu tee peale ette jäänud, aga siuksed kõige populaarsemaid kohti me praegu tegelikult ei ole külastanudki, välja arvatud see Gandhi tempel. Et kui plaanite Sri Lankale tulla, kirjutage, jagan infot. Need ongi need huvitavad puud siis, mida ma tahtsin näidata. Et siuksed hästi suured puud kasvavad järve sees. Taga on ka näha maastikke või mägesi, et Sri Lankal näiteks äärealadel ei ole üldse mägesi, aga riigi keskel on maastik on hästi mägine. Ja siin järves elavad krokodillid, et ujuda omal vastutusel. Jäätisemüüjad on kõik koju läinud, loteriimüüjad on ka kõik koju läinud, et loteriisi müüakse siin ka niimoodi, et mingi onuke, tädike, jalgratta või jala kõnnib, müüb loteriipileteid. Suneti vanemad ütlesid, et osta kindlasti loteriipileteid siis teisest linnast, et praegu me ei ole koolis või me tulime koolist välja, et ma ostaksid loteriipileteid. Sest me mängime igal õhtul seal kodus loteriid. Suneti vanematega kella 9-10 tuleb mingi 15 erinevat loterii seda mängu telekast. Ühe pileti hind on 5 eurosenti umbes, ostan alati 5 piletit, Suneti vanemad ostavad mõlemad umbes 15 piletit. Ja loterii tuleb esmaspäevast pühapäevani, iga päev saab mängida. Vahest, kui ma unustan ostmata selle pileti, siis Suneti isa läheb poodi, ostab mulle need 5 piletit, et ma saaks nendega koos mängida. Suuri summasid ma võitnud ei ole, minu suurim võit on praegu 5 eurosenti, ehk siis piletiraha tagasi. Aga homme ma kindlasti otsin loteriimüüja üles ja lähen ostan oma need 1 miljoni piletid ära. Nädalavahetus on läbi, nüüd hakkame kodu poole sõitma, tee peale jäi kookospähkli siis müüa. Võtan ühe kookospähkli ja siis lähme juba sõidamegi koju. Ja kohe näitan teile siis kookospähkli katki tegemist. Hi! Let them crash down on me and you showed me the way. The best things in life are free. Kokonat, et see on joogi oma ja siuksed kookospähklid, nagu meil Eestis müüakse, siis tegelikult nendest siin tehakse süüa. Seda vedelikku saate jooda. Aga see terve kookospähkel on täiesti täis seda kookosvett. Et jah, ma arvan, et see mingi pool liitrit vähemalt, siis rohkem veel. Aga nüüd joome selle ära, siis lähme kiirtee peale ja sõidame otse koju, et 2 tundi on umbes koju sõitu.
ja sellega siis meie nädalavahetus saabki läbi ja homme ootavad juba meid uued seiklused, millest siis järgmises videos. Aga sellega lõpetangi siis selle video ja näeme juba järgmises videos. Tšau, tšau!